Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab õige vastuse ja naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Unibet, selle saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval on nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Ja meie saates, seda ma ei osanud oodata ja nüüd lähen kaugemale. Ja nagu ikka meie saates kaks tiimi, punase tiimi kapten on ei keegi muu kui legendaarne Eesti stand-up koomik Sander Õigo. Ja tema vastas on täpselt sama legendaarne laulja, meelelautaja ja kõike seda. Daamid ja härrad, Televiira. Minu tiimärk. Ja meie külased täna on, ma ütleks, tõelised digitaalsed meelelahutuse, tõelised juhid. Teil on tõesti omaette, kõik toimib. Me vaatame teile ainult alt üles. Sinises tiimis on keegi muu kui Chris Boyce. Ja punases tiimis on keegi muu kui Sydney. Nii et tere tulemast saatesse, saab olema meeleolukas saades. Aga Karl, mis küsimused meid täna ees ootavad? Põhiliselt loomafaktid. Hakkab pihta. Lõpeta ära. Ma loodan sellest tõele, ärge veel ära mingi. Aga kohe saame teada, sest et aeg on esimese küsimuse jaoks. Esimene on ajalooline küsimus. Miks 1930-ndatel Uus-Meremaa farmerite püksid kippusid plahvatama? Oh my god, bro. Nii, kus Ilmselt tegid mingi bensiiniga. Ma arvan, mingi bensiiniga tegid. Mingi pesuvahend või mingi asi, mis jäi mingi pükstesse, mingi kuradi tärklis, mingi fucking puhastusasi on see, aga ma ei tea, mis see on, ma olen seda kuulnud ja ma ei mäleta. Sa tead sukast asja kohe aspesid siin ladada. Püks plahvatab. Püksid plahvatas, ei tea. Mis ajab püksid plahvatama? Sellest ma olen näinud Suurt peerma võib-olla ajapaga nagu. Uus-Meremaa. Sa peab see süttehetk ka olema. Muidu ma oleks täna juba 3 korda sinna. Mis see aasta oli? 1930-ndatel oli see. Okei, 30-ndatel. Aga mis tuleb pähe siin, kui sa mõtled 30-ndate peale, mõtled Uus-Meremaa farmerite peale? Ei, no midagi ei tule pähe, sellest probleem ongi. Just nii kui see ajaloo sõna tuli ka, siis mul tuli lihtsalt see pähe, kuidas aga mõtle ajalugu sealt korra välja. Aga mõtle lihtsalt farmerite peale. Lihtsalt farmerid Uus-Meremaal. See võiks tänapäeval ka juhtuda lihtsalt. Võiks, jah? Võiks, tehniliselt võiks. Aga siis äkki täna need soodat ei pane sinna pessu ju? No nad pidid olema, ma arvan, koos mingi asjaga, et nad plahvataks ikka. Mingi lima või mingisuguse... Lima? Võib-olla bensiiniga koos. Lima, challenge. Bensiiniga koos nagu. Bensiiniga koos. Ma isegi pool vihjana ütlesin, et ma täpselt farmerid, need oli farmerid. Mõelge farmerid, millega nemad... No masinad tulid massikad ja mina arvan. Kuradi seda väetist, millest pomme tehakse, pani... Üks kuradi väetist läks püksi ja... Tead, see on õige vastus. See on õige vastus. Ja väetis, see oli siis naatriumkloraat, mis tol ajal hakati kasutama väetisena, hästi populaarne, eks ole, ja puuvilla pükste peal see nagu sadestus, eks ole, ja siis vahepeal kuskil tegid paar liiga kiiret liigutust, siis pah! See oma vahel ise andis selle... Jaa, see on sama asi, milleks näiteks tikke tehakse. Tikku see, aga nüüd sul on püksid, on suured tikud lihtsalt. No jah, et ma farmer pole. Ega Uus-Meremaal. Ega 30-ndatel. Ega 30-ndatel. Nii, aga esimene punkt on antud, esimene punkt läks punasele tiimile. Aga mis on järgmine küsimus? Ma ütlen kohe vahepeal ära ka, et kui te vastate ilma vihjeta, saate 2 punkti. Aga nemad panid selle vihjega tuli 1 punkt. Kõik on mängus, kõik võib veel juhtuda. Aga nüüd, Karl, järgmine küsimus. Järgmine küsimus. Ma proovisin leida seda õiget küsimus, mis ma tahtsin küsida, aga tead, lähme lihtsalt järgmise juurde, mis mul kirjas on. Väga hea plaan. Mis oli inspiratsioon Haribo kummikarude taga? Nii, kumb tiim tahab alustada? Inspiratsioon. Miks just kummikarud? Karu. Aga miks karu? Ilma vihjeta või punkti kätte. Inspiratsioon oli see, et lastele see ikkagi jõhkralt meeldiks ja annaks mingid komforti, sest et kaisukaru on nagu lastele see kõige lähedasem ja kõige... mis see eesti keeles on? Ma olen seal. Kas see on äkki mõni väga kuulus karu, keda meil on paar tükki? Ei ole kuulus karu. Aga mitte kuulus? Ja see on kuskil karu inspiratsioon. Aga kui me ütlesime, et karu on, siis see pole õige ikka. Ma küsin ka milline ka, mis karu? Miks just karud on? Selles mõttes öelda, et karusest karu, siis see on
ma ei tea, kas ma selle punkti annan, siis on midagi mööda. Äkki sellepärast, et karud justkui nagu domineerivad inimesed, siuke hirmus on, siis me nagu teeme neile vastu, et me sööme neid karusi ära. Okei. Mis su elu on? Meil on kassi, sul piisvalt domineerib. Ma kardan karu. Lapsed jagunesid 2. Need, kes nagu sõid terve kommi ja siis need, kes nagu pea otsast hammustasid. See oli meil eelmine saade. Aga siis ongi, kas Krisil on võib-olla õige see, et see hirmufaktor, et siis sa oled nagu võib-olla üle sellest hirmsast loomast. Aga kas sa mõtled päriselt nagu, kui sa turundaksid midagi, et kas see hirmufaktor oleks piisavalt hea? Mina arvan, et äkki see on seotud sellega, et karud väidatavalt, mis valesti on õpetatud muidugi, aga magavad. Ja kui sa sööd ülipalju suhkrut, siis sul tuleb see suhkrulaks alguses, sa oled ülienergiline nagu karud ülejäänud aastal. Ja siis, kui sa selle kummikaru ära sööd, siis sa magad. Sest et see suhkrulaks läheb nagu alla, sul on see crash. See on õige, jah? See ei ole see inspiratsioon, mis karu. Ma tahaks korra veel tagasi selle juurde minna, et karud väidetavalt magavad. Jah, sest tegelikult nad ei maga nagu tervet talve. Jah, käivad Krissi domineerimas. Karud niisama topivad, kui talv on tulemas, niisama endal pepu täis. Oota, ühesõnaga meie vastused ongi ükski olnud õige või? Veel me ei ole jõudnud sinna. Kaisukarud ei olnud. Milliseid karusid veel? Ma viin, milliseid karusid veel on? Pesukarusid. See oli tükk aega tagasi. Kus oli tihti peale karud? Tsirkuses. Õige vastus. Tsirkuse karude järgi tehti. Teres või? Need jah. Kõik või? See oli kõik jah. Teeme väikse aplausi ka nüüd. Mitu me saime? 1 punkti. Nagu terve hooaeg, kõik nende punktid on need, et nüüd mitte pliiats, aga pastakas, meie teadsime pastakas. Minu meelest see oli praegu väga ilusasti enne Sandrit öeldud õige vastus. Rasked küsimused, lihtsad vastused. Ei, nagu nad on selle saate formaadi välja mõeldud, mu ajusid nussida ja saab mind nii närvi lihtsalt. Ja me oleme väga osavad selle. Ja nad ikka kutsuvad sind tagasi. Ta ikka tuleb. See on see üllatavast. Keegi vaataks ka seda shitta. Nii, teeme siis lähiajaloo küsimus. Nii kuri. Nii, aga paneme panused järgmise küsimuse peale. Teeme lähiajaloos küsimuse. Mis oli dictionary.com andmetel aastasõna 2025? Ehk siis eelmine aasta. Oota. Dictionary. Alles oli, oota, ma tean küll, see oli rage bait. Ei olnud? See oli üks teine... See 2000, mis? Oli dictionary.com. Dictionary.com. 2025. Rage bait oli Oxfordi sõnastiku järgi. Siis 6-7. Õige vastus. Ja paneme 6-7 punkti. Ja see on 2 punkti. Ja õnneks mina olen harjunud. Ma isegi kui ma oleks teadnud seda vastu, ma ei oleks julgenud lihtsalt öelda. Sama nagu. Ärge muretsege siis. Ärge järgmisi ka julege, ma võin lisa. Ei, järgmisi võtame. Järgmisi on kogume. Nii, järgmine küsimus. Teadlased õpetasid hiiri autosi juhtima. Mis eesmärgil ehk mida nad uurisid sellega? Et kuidas nad jäävad, kas nad jäävad magama roolis või kuidas nad käituvad siis seal nagu inimesed või? Hiired. Jah, ei, ma mõtlengi, et nad tahtsid nagu võrrelda sellega mingite õnnetuste kohta ma pakun, sest et inimesi ei panda katseid tegema siis, kui see on eluohtlik, siis võetakse tavaliselt hiired. Ehk siis ma arvan, et see on autoõnnetustega seotud turvavöösid äkki katsetasid midagi sugust. Ei, see võib-olla tõesti ei ole õige, aga ma arvan, et mingit sellist asja, mis põhjustab autoõnnetusi. Okei. Ma lihtsalt arvan, nagu mingi mõide. Ei, sa arvad väga õigesti, ma arvan ka, et see mingi katse ennast on inimesi. Testisid alkoholi mõju autojuhtimisele. Võib-olla isegi narkootikumid. Harjutasid välja kaineid juhte. Ei, see oleks... Katsestasid, kuidas saab kaine peaga juhtida. Seda ma tean küll, et narkootikumidega on tehtud ju väga palju neid hiirte katseid. Muidugi jah, aga... Ei, esiteks ma tahaks olla see teadlane, kes proovib nagu seda rahastust saada. Ei, me joodame need hiired täis ära. Ja sa üldse muretse. Aga ei, see ei ole kahjuks see. See on tegelikult üks teine asi, mida prooviti uurida, et see ei olnud nagu otseselt selline see autojuhtimise osa nagu, vaid see, mida... Road rage, nad lasid hiirtel kokku sõita ja siis fightisid. Loll sibul tõmbana. Oota. Aga tead,
vastupidine sellele. Natukene sa oled õige selles, et jõuda ohutult ühest kohast teise. Mis teatud asju tekitab sõitmine inimestes. Teatud emotsioone. Viha on hea, me jõuame sinna poole. Ma olen peaaegu annaksin Sandrile selle vastuse. Te olete väga õigel teel jah, selles suhtes küll. See on päris viha, aga ma annan neile punkti ära. See on õige põhimõtteliselt. Sest õige uuriti stressi, kui palju stressi see tekitab. Hiirte pealt. Mina seda punkti ei anna. Mina ei taha ka seda punkti. Aga mis välja Ma ei ole nagu need sinised, kes kerjavad neid punkte. Et tegelikult see vähendas stressi, kui nad hiired lihtsalt sõitsid, see tegevus vähendas hästi palju stressi. Aga siis nad panid sinna ka veel kaasreisija. Ja kaasreisija hiirel stress põhjas. Kujutate, oled oma hiire emaga sõidad, hoiab sulle konditsioonid. Aga siis samasti Sandri vastus oli sama lähedal, kui mina ütlesin kohe alguses seda, et kuidas nende ärkvel püsimine ja see, kuidas nende roolis on. See on stress. On küll, kui sa ei ole stressis, siis sa jääd magama. Su vastus ei saa olla, kui ta küsib, et mis nad uurisid autoga sõitmise kohta, siis ütled, et nad uurisid, kas hiired autoga sõidavad. Ja siis pärast auto on vastuses sees ja siis sa tahad seda punkti. Võta see punkt, jumala ees. Nagu sa võtsid praegu selle. Mina ei taha seda. Ma tahaks öelda, võime ise selle punkti võtta. Mul on nii ebaturvaline tunne praegu, emotsionaalselt ja füüsiliselt. Ma ei taha seda mingit... No võt täpselt. Lõpet see kuradi kerjamine ära hakka mängima. Ma mängingi, aga sa nihverdad läbi siit alati oma mingi pool vastustega. Sul on vastuseid ette. Pool kõva ikka läheb läbi, noh. Nii, lähme järgmine. Ma tunnen, mul on stressi. Mul ka! Ma tunnen, nagu ma olen suhtenõustaja praegu. Oodake, mõlemal pool on õigus. Ma üldse ei kuula mind ja ma ei tunne ennast nähtuna. Mõlemal pool on, ühel pool on küll õigus, jah. Aga järgmine küsimus. Mitte keegi. Ma sain. Miks 90-ndate lõpus, lähme autodega edasi, miks 90-ndate lõpus pidi BMW oma GPS-süsteemid Saksamaa nii-öelda tagasi kutsuma ehk eemaldama? Sander teab, sest siis ta oli 30 juba. Oi, me hakkame minema väga spetsiifiliseks. Sa oled mis nagu legid vanem, tõmba normiks. Olen või? Ma arvan küll, jah. BMW kutsus oma GPS-süsteemi tagasi. 90-ndatel ma siis külalistele peale seletama, see oli selle, kui mina olen sündinud. Ma pakun, et see ei töötanud õigesti. See on põhimõtteliselt veits. Aga selle eest peaks läbi fucking müür oli, aga enam ei olnud müüri. 90-ndat, jaa, ei. Selle mõttes müür enam ei olnud, aga see oli... See ei olnud seotud midagi sellega, kui hästi see töötas. See töötas perfektselt. Kas ta kippus nagu juutide kohta asju ütlema? Ma lihtsalt küsin. Ma ütlen sulle, et ma olen 4 aastat striiminud ja ma ei ole kunagi siukseid küsimusi on chatist ka. Ma ei kujuta ette, mis see vastus olla võiks, aga midagi riknes ikka. Ei, töötas üli hästi. Töötas hästi, aga probleem oli sellega. 90-ndad on vihje, sest võib-olla üks asi, mis... Inimesed siis hakkasid lihtsalt protestima selle vastu või nendele Mis põhjusel võiks olla? Et ma ei tea, liiga lihtne. See oli üks liiga lihtne sõita. Liiga hea on elada. Äkki ta ei rääkinud saksa keelt? Me rääkis küll. Aga me oleme hakkama õigele poole liiga. See oli see, et selle mingi häälega oli midagi. Nii, mis selle häälega? Nendele ei meeldinud, see oli nii halvasti mõjus nendele, tekitas stressi ja närvi. Naine rääkis ja nad ei usaldanud naisi. Õige vastus. 90-ndatel Saksa meesjuhid ei olnud nõus naishäält kuulama. Ei, sa tark inimene, noh. Nii, väga hea. Aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Lähme sealt edasi sellise küsimuse juurde, kui me siin juba meestest ja naistest räägime. Kas nad pole mitte erinevad? Aastal 1980, mis on veel varasem, tuli, ma ei tea, miks seda, tuli välja teaduslik raamat, mis rääkis mingi teema kohta ning kogu info, mida sel hetkel teati, aga see oli lihtsalt 120 tühja valget lehte. Mille kohta? Mis teemal see oli? Mida naised mõtlevad? See on siiani tühi. Ei olnud, aga lähedal.
lehed olid, mõtle. 120 tühja lehte. Mingi mediteerimise. Mis teemal see kogu teadmine, maailmas eksisteerib kogu teadmine, 120 tühja lehte. See on midagi kindlasti, mingi naiste tervis, mingi sukk asi. Satiiriline teos, jah. Aga lähme punasniimi juurde, te hakkasite juba pakkuma, lähme. Mis mõte tekib, Sander Sidni, mis tuleb pähe? 120 tühja lehte. Satiiriline tühi. Kas see nagu see number on kuidagi sümboolne või oluline või? Ei, see oli lihtsalt, et ta oleks nagu näeks paksu raamatuna välja. Et ta ei oleks voldik. Ja see on mingi kohutav asi, on ju? Tead, ma siin andsin vihje kohe alguses ka natukene. Te siin tantsisite juba õige sihukese. Aga see on satiiriline selline. No eks ta midagi sinna okka on jah, et mis naised mõtlevad või naiste õigused äkki. Naiste õigused. See oleks päris hea teos. Ja lihtsalt meie... Aga... Oota, Kris, mis sa mõtlesid? Ma ei tea, ma just, et 2 vastust on nagu, et mingi naiste õpetus või mingi naistega seonduv vastus, aga võib-olla mingi suhetega mingi. See on lähedale, jah. Aga anna teid väikse vihje veel, siis saavad mõlemad tiimid proovida nüüd. Ma proovin, kuidas... Me oleme väga lähedal juba. See on nagu... Kuidas teha naisi õnnelikuks? Ütleme niimoodi, et 4 inimest siit praegu laval saaksid sinna infot panna ja see jääks samamoodi tühjaks. Mehed. Mehed saaksid panna, aga see jääks tühjaks. Ja meie teeme kõike. Ehk siis naiste, see peab olema naiste... Mida nad ikka veel ei tea. 80-ndatel. Aga kas praegu teaksite või? Oskaksite panna sinna? Sealt tuli enam-vähem õige ära, mida nad ikka ei tea. See on kogu info, mida mehed tegelikult naistest teavad. Ja see oli 120 tühja lehti, nii et anname ja punkti sinna ära. Oh my god. Me nagu mõtleme õige. Teisele poole keeratud. Me oleme jubada targad. Ei, väga hästi läheb praegu, aga kõik on veel mängus, sest kui te panete nüüd ilma vihjeteta, see on 2 punkti, nii et pidage meeles. See on 2 küsimust. Meil on see kogu aeg meeles, me lihtsalt ei oska. On, jah? Eelmisest aastast küsimus. Sotsiaalmeediast. Nii, see on teie locked-in. Eelmisel aastal Floridas oli üks indiviid Terin Akri, kes jäi uimastite omamisega vahele. Tal oli kotis meth, nõelad, kaalud, kotikesed, igast muud vastavad siis asjad, et uimastid edasi ka müüa. Aga kuidas ta proovis varjata narkootikumide olemasolu? Et tal neid seal kotis ei ole. Kuidas ta proovis seda varjata? Et need on mingi loomale, alligaatorile annab neid, tal on kodus krokodill. Kuidas ta proovis ma ütleksin, kuidas ta politsei või nagu teiste inimestest proovis peita, et inimestel ei oleks kahtlust. Kuidas sa tahaksid selgeks teha politseile? Siin ei ole... Kuidas teie... Okei, küsin niimoodi. Krispois, kuidas sina narkot smuugeldaks? Kuidas mina smuugeldan? Kuidas sina smuugeldaks? Smuugelda anna natuke... Smuugeldaks on ja... Teoreetiliselt rääkides. Puhtalt teoreetiliselt. Võib-olla varjaks mingi koostööga seda kuidagi. Koostööga? Mis koostööga sa varjaks seda? Seda ma öelda ei saa. Seda ma öelda ei saa. Äkki sa ütleks, et need on vitamiinid? Sa võid öelda mõni sponsor, kes sa kindlalt ei taha, et sinuga koostööd. Kas see koostöö võib ühine laul olla? Ühine laul jah, läbi selle kuidagi. Mina ütleks, et need on vitamiinid igatahes. Vitamiinid? Paneksid peale kirja lihtsalt vitamiinid? Ei, ma lihtsalt ütleks, et need ei ole narkootikumid, need on vitamiinid. Aga miks on küsimus sotsiaalmeediast? Aga mõtle, see sotsiaalmeediasse levis see lihtsalt see uudisena nagu. Okei, ma sain valest aru. See on Floridas, nad teevad igast mingi lollusi ja jaburusi. Floridas on jah. Täiesti lambin asi olema. See, ma ütlesin, et Floridas see lihtsalt tähendab nagu, et ma kinnitan, et see on päriselt sündinud asi. Vahepeal oli see mingi trend, et Florida man ja miks nad vangi said ja mis päeval nad läksid ja need on noh. Ja kõik on päris. Äkki ta tõestas, et arst on talle mingi kirjutab mingid rohud? Ei, ma ütleksin, annaksin... Väga primitiivne, väga primitiivne. Ma ütleksin kohe, et selle kotiga on see midagi seotud. Pani püksi selle endale? Ei, koti all püksis. Ma ei tea. Et ta ostis taaskasutusest selle koti. Aga kuidas see? No siis lihtsalt olid sees. Siis ütles teise vennaga asjad. Et ta kogemata ostis ja seal olid sees, et ostis kotti ja sellega tuli kaasa. Äkki ta ütleski, et need ei ole minu omad. Aga see on õige. Juba kaugelt kellegi kahtlust ei tekiks. Jaa. Ta tahtis väga selgeks teha. Kuidas sina ja midagi avalikult varjaksid? Jaa. See kott ei olnud kott. Ta oli
see oli saiakott või see oli mingi king, mida ta kandis kaasas. Ma annan suure vihje. Anname suur vihje nüüd see. Nüüd tuleb see teie võimalus vastata. See oli, mõlemad saate vastata. Sinna oli peale midagi kirjutatud. Mis oli kirjutatud? See ei ole narkootikumid. Need ei ole. Õige vastus. I'll take it. Mul on üks kõik, mis Kotil oli nalja kirjas, saate, mis teeb, ma võtan selle. see kindlasti pole kott, mis on narksi täis. Ja politsei tuli küsis, ega sul see narks ei ole. Sest ütles, aga siin on ju kirjas. Ja ta jäi vahele. Aga huvitav, miks Sander nii vait oli terve selle küsimuse? Füüsikaõpetaja rääkis ühe anekdoodi, et kuidas see, mis peale kirjutatud, ei tähenda midagi. Et tal näiteks käisid mingid huligaanid, kirjutasid puukuuri peale paar roppu sõna, aga kuuris on ikka puud. Jah. See ei muuda sisu, see oli tiip praegu. Ta ütles üks toredaid asju, näiteks üks lause, mis ta ütles meile, et statistika on nagu miniseelik, lubab hästi palju, aga ei näita mitte midagi. Väga armas, väga hea. Nii, lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Ma teen ühe loomafakti vaheldus. No teeme. Lemmik. Nii. Need on head, ma arvan. Miks sa paneksid lehmale kassi selga ja siis laseksid iga 10 sekundi tagant paberkotte õhku? Tere, mis küll? Ega me peame kordama. Sa tead seda vastust? Mina tean. Connecti kõrgema teadusega. Oota. Pane kassi selga. Jah. Ma võin, midagi katsetati. Mis oli selle, mida katsetati selle? Loe korra veel küsimust, sa saad korra veel mõelda. Miks sa paneksid lehmale kassi selga? Kassi. Ja siis laseksid iga 10 sekundi tagant paberkotte õhku. Mis see tähendab, laseksid paberkotte õhku? No täisid punks, nagu selles mõttes, et nagu plahvatama, nagu oled massaaži teeb kass. Mina arvan seda, et kui on tehtud katseid sellega, et kui palju kass maandub ikkagi käppadele. Ma tean, et tehti katseid, kui madalalt ta suudab ikka veel maanduda nagu jalgadele. Et ma arvan, et see on mu esimene mõte. Ja see on väga hea mõte, ma arvan küll. Et umbes, miks sa paned seda paberkotti plahvatama? Aga samas, miks sa seda lehma seljast tegid? Nalja pärast. See ei ole. Keegi mõtles. Lihtsalt naljakas on. Norm, toodaks contenti lihtsalt sellepärast. Klipp. Jaa, klipparm. Äkki, et siis ei pea ise lüpsma, et see piim tuleb ise välja sealt. Või ikka kass või? Aga ikka tuleb. See on koostöö, et pauke kass surub piima välja. Või et treenid iga päev. See tehti nüüd kummagi ehmatamiseks, aga mida nad pidid saama, siis mis see loogika on? Ikkagi kui kaua kass suudab ratsutada lehmale? Võin öelda, et nad tegid seda, teiste said tulemusi kätte ja siis proovisid ilma kassita. Ja tuleb välja, et kassi täiesti suva, kas kassi panid talle selga või mitte. Et lehmal on suva, jah? Need ehmatuspaugud oli see, mida nagu testiti, et mida see mõjutaks lehma puhul. Et kas ta muub või muu? Või kas ta hakkab... See on slogan, mis kuskil kampaanias tuleb kasutusele. Äkki see, et hakkab ikkagi nagu ma ei tea, mis selle asja nimi on. Kappama või? Ei, mitte kappama, vaid see nagu härjad hakkab perutama. Ma ei ole kunagi lehma perutamas näinud. Aga see on kassi selga. Mina olen näinud. Mul on paari minutit vaja. Ei, päriselt ka nad perutavad küll. Okei. Nagu päriselt. Karl on Lasnamäe üles, kas venelasi näinud perutamas. Okei, see ka ei ole vastus. Ei ole. Ei no, mõtle farmil. Sul on lehma. Farmil. Kaabril. Tema pandi ka lehmas. Ei. Mida sul on vaja lehmast? Kas saab rohkem sõnnikut kätte? Mul on piima vaja või, et ta mäluks mu rohu ära karjavat. Piim on õigem. Järme ikkagi selle väetise juurde. Ma arvan, et ikkagi piimaga peab ta seotud olema, miks see kass seal peaks olema. Ja kui sa ehmatama paned, et kas piim siis jääb... Läheb hapuks. Oli piim õige või? Kas piim läheb hapuks? Kui küsimusele, mida sa farmis piima lehmast tahad, siis on õige vastus piim küll. Ja see on seltskonda ka. Ma mõtlesin, et see uuringu vastu. Aga see on tegelikult piimaga seotud küll. Viimane vihje. Viimane vihje või? Piimane vihje, ma ütlen, või ütled sina? Ma ütlen ise, võib-olla parem peal. Ma just nägin vastust. Ütle vastus ette parem. See on eelmine. Aga meil on selle sama teemaga üks küsimus juba täna olnud. Samal põhjusel. Hiirtega tehti sama. Stressi, et või kas ta läheb frustratsiooni, siis ta ütles, kas ta läheb kindlalt frustratsiooni. Et kas see piim kaob ära või ei kao, noh?
kas ta annab sama palju piima või vähem piima või midagi sellist? Sinna punkti, jah. Et prooviti Piim kaob ära. kas annab vähem või rohkem piima? Mis see on selles või paariprotsendilist piima väid, olenevalt, et kas on siis hirmul või mitte. See info mul isegi puudub. Uuri välja. Ei, aga teadlastel oli vaja teada lihtsalt, et kas nagu stress mõjutab lehma piimatootlikkust ja nende esimene reaktsioon oli see, et paneme kassi lehmale peale. Ja teeme pauku. Tundub nagu nii normaalsed inimesed elavad siin planeedil. Ja see sai muuseas auhinna see uurimustöö. Teeme väikse aplausiga sinine tiim. Võttis suured punktid. Ja seis ongi vahepeal saanud 5-3, nii et kõik on mängus, kõik on mängus. Teeme veel ühe tavalise küsimuse. Teeme lihtsa tavalise küsimuse. Olete valmis? Lihtne tavaline küsimus. Päris elust, jah? Ma ei ole kindel, ma ei usalda neid kunagi. See on Eesti küsimus, Eesti. Maailma mastaabis. Mida on Tallinna loomas kõige rohkem? Loomaaias kõige rohkem. Tallinna loomaaias kõige rohkem. Kitsesid. Kitsed on õiged vastus. What? Ma panin Tõres või? Mida iganes? Tallinna loomaaias on maailma kõige suurem kitsede nii-öelda valik. Super, aga kas me saime 2 punkti? Kus see tuli üldse praegu? Ma ei tea. Esimene loom, kitsed, loomaajas. Me ehitasime loomaaias, me ehitasime nagu ma oleks seal juures, ma olin värava taga, aga... Tead, miks mul see vastus tuli või? Sest et alati, kui ma loomaaias käin ja lastega koos, siis nagu see kitseala on nii suur ja seal on neid kõiki nii palju, et tavaliselt lastel hakkab nii igav sellel hetkel. Päriselt, et nad on siuksed, lähme vaatame tiigrit või nagu midagi. Minul on väga põnev. Aga sealt mul, ma arvan, tuli see loogika nagu. Sellepärast neid kitsi nii palju ongi, tiigrit on vaja toita ka. Ütle seda mu lastele. Siis enam ei ole nii igav. Aga see oleks lahe küll. Mati tuleb läbi lõvi selle kuradi otsas, lased kitsepuuri lahti. Lõbus. Nii, aga nüüd, mis me edasi teeme? Ma näen, sul on mingi teistsugune mäng siin nüüd ees. Mis me nüüd teeme? Mul on selline mäng ees, et see on üks klassikaline koomikute küsimuste mäng. Mina loen ette teile kokkuvõtteid siis laulu lüürikast, mis see story nagu laulus on lüürika mõttes. Ja te peate mulle lihtsalt ütlema sellele laulu või loo nime siis. Esitajat ei pea ütlema? Võiks. Teeme, et esitaja nimi saavad siis 2 punkti ja siis kui sa teed ainult laulu, siis on 1 punkt. Kui ma isiklikult tunnen lauljat, siis... Ja kui isiklikult tunned, siis -punkt. Oota, üks küsimus veel. Välismaa või Eesti laulud? No kohe saad teada, sa pead ise mõtlema, nii palju me ette ei ütle. Oi jumal. Aga... Nii, olete ühesõnaga, nüüd tuleb kirjeldus laulust, ja siin on sõnadest. Ärge laske mu nagu lõpuni rääkida, kui te teate, siis hõigake välja, te ei pea nagu järjekorda olla. Keskendu nüüd. Lase tulla. Esimene laul. Räägitakse erinevatest viisidest, kuidas meediat tarbida. Alates ajalehtedest kuni massikommunikatsioon. Õige vastus. Endale sama teadis kohe. Nii, järgmine laul. Järgmine laul. Loo peategelast kimbutas ühe silmaga olend ning rääkis, et nii, et ta ei saanud aru. Küll aga ta sai seda kõike varsti tunda ning sattus haruldase loodusliku fenomeni küüsi. Selle käigus vajus maa tema jalge all ning ta ei suutnud tuvastada temperatuuri. Kas see kuradi Smilersi meteoriitides ajust oled selle kokku pannud? Õige vastus. Ma isegi tead, mis asja oli. No ma valisin selle loo, sest ta referentsis seda 2 aastat tagasi. Tundub, et sa valid neid lugusid, mis te sauna õhtul koos kuulate. Ja sina ei ole põhjusega kutsutud, aga... Mind pole kunagi kutsutud. Ja ma ei kuulaks. Järgmine lugu. 2 täielikku vastandit on pidevalt omavahel põrkumas ning ainult armastus on neid koos hoidmas. Nad ei mõista üksteist eriti ning isegi kui nad üksteist pidevalt ründavad päeva järel, on nad kokku ja lahku ning mõni ütleks, et päris segane lugu. Segased lood. Oota. Karl-Erik Taukar, jah. Ja, õige vastus. Segased lood. Let's go. Mul oli peas ainult Eminem ja Rihanna nagu. Ma ei tea, ma olen kuskil mujal. Next time there will be no next time. Need on vanad laulud, me ei teagi neid. Järgmine lugu, mida kõik peaksid teada. Aga see järgmine lugu on ingliskeelne laul. Aga kirjeldus on nüüd eesti keeles. Väike vihje ette siis. Iga õhtu on tegelikult reede õhtu.
ja seega tasub kurbust uksest Rebecca välja Black Friday. Ei ole. Hea pakkumine. Katy Perry Friday. Ning tantsima hakata. Tegelikult isegi aeg ei vii ära tähesära ning me peaksime naerma ja laulma. Ja sellepärast kõik peaksidki kaasa laulma ja seda tunnetama ja seda välja laskma endast. Everybody. Õige vastus on everybody. Ma pean praegu seal. See vend on kiire. Ta on locked in. Ma arvan, ta ongi kõik lood läbi kuulanud, ise kirjutanud need kokkuvõtted. Ei ole. Ei ole, aga vahepeal on seis saanud siis 8-6, nii et kõik on meil väga hästi mängus. Nii et meil on veel minna mitu küsimust. Karl, kuhu me nüüd edasi lähme? Tead, teeme ühe klassikalise siukse ajaloo küsimuse veel. Väike ajaloo. Ma käisin olümpiaadil küll. Aga sul on endal mingi meelistema, Sidney, kas sul oleks mingi meelistema, ma korra vahepeal lihtsalt küsin. Jaa, näiteks soome keel. Soome keel. Soome keel. Päriselt või? Ka mina oskan soome keelt, aga... Tuleb siis. Loe soome keelest järgmine küsimus. Ma kohe mõtte ei saa. Kyllä! Tead, ma küsin, mul soome kohta ei ole, aga ma küsin ühe teise riigi kohta siis. Mis on ka külm. Gröönimaa kohta. Nii. Kellele kuulub? Pretty good. Gröönimaa asjus ei ole Taani ja Ameerika alles esimene kord ei ole see hiljuti, mis see kokkupõrkamine oli. Aastal 2014 vallutas Ameerika tegelikult terve Taani. Aga kus see juhtus? Ta vallutas terve Taani, aga kus see juhtus? Floridas. Ameerika valutas terve Taani, aga mis on Taani veel? Mida on Taani? Terve Taani. Terve Taani, jaa. Mingis simulatsioonis. VR. Mul läheb... GTA arvutimängus. Internetis. Mis spetsiifiliseks asjades võiks nagu... Kus sa vallutad maasid? Facebookis. Kuidas sa Facebookis valutaksid? Ma ei tea, seda peab Zuckerbergis. Mis mängud on olemas veel virtuaalselt? Bottidega see praegu ka käib. Mis mängus võiks olla terve Taani? Läheme mängude juurde nüüd. Ma ei tea ühtegi mängu. Minecraft. Minecraft on õige vastus. Ehk siis... See oli natuke üllatav praegu. Taani valitsus tegi projekti, kus nad tegidki siis terve Taani riigi Minecrafti server oligi terve Taani riik oli. Ja siis nädal aega hiljem ameeriklased vallutasid selle serveri ja panid igale poole Ameerika lipud. Ja hävitasid Klassik Ameerikana. Nii ta käis. Nii, mis vahepeal oletegi jõudnud juba topelpunktid. Kuule, meil saavad need otsasid, kust juurde panna. Ma annan siia poole ka. Mis teemal te tahaksite küsimust? On teil mingid? Ma vaatan muidugi, mis mul lähib. Fortnite on või? Küsimus, mille vastuseks on Fortnite, palun. Jaa. Ma võin sulle videomängu küsimust anda, kui sa tahad. Palun. Võime võtta selle küll. Okei. Nii. Millise filmi järgi tehtud mäng peaaegu tappis terve videomängu tööstuse, kui see oli just sündimas? See kuradi Indiana Jones. Ei olnud Indiana Jones. Mina pakun, et see Lara Croft. Ei olnud see ka. Rohkem mänge ma ei tea. Aasta oli 1980. Üle võttis nagu selles mõttes tappis. Ja 1982. See oli nii suur krah, nagu see videomäng on ajaloo kõige halvemaks mänguks arvatakse, et see on. Ja see lihtsalt, see oli hea, see talanti. Tavaliselt oli siukene, see oli filmide järgi tehtud mängud oli 6-8 kuud, talanti 5 nädalat selle ühele inimesele, et see mäng teha. Aga mõelge sinna, see 1982 on hea vihje, et nagu mis aja, mis film, mis... Aga mitte, ma tean, et ma näen välja nagu... Siis olid need... Alien oli. Sylvester Stallone'i filmid ja need olid siuksed põhiliselt suhteliselt Rambo ja täpselt oligi, mis mul tuli praegu pähe vist. See oli... Aga mis seal veel olid halvad film? Filmi peetakse üheks väga heaks filmiks. Terminator. Die Hard. Seda peetakse, võiks öelda, et arvatakse rohkem nagu lastefilmiks mõnes mõttes. Rocky ei olnud, Rocky järgi tehtud. Ei olnud Rocky, Rocky lastefilm oli see olnud. Selles suhtes suur... Lastefilm oli reaalselt või? Ta ei olnud nagu lastefilm, aga pigem nagu laste sees populaarne selles suhtes. Kas see on see kuradi... Mitte nagu Rocky. Šokolaadi see või? Seal on üks kuulus stseen jalgrattaga. See on Forrest Gumpi või? Ei, kuu jalgratas. E.T. E.T. on õige vastus. Nii, et nüüd 1 punkt veel juurde. Mis meil vahe on? Nüüd on 5 punkti vahe.
Väga palju. Ma küsin siia ühe järjeküsimuse ka nüüd. Nii. Et neil oli suur probleem, nad tellisid selle videomängu ajaloo kõige halvem videomäng on ju. Ja neil oli vaja, neil oli 100 000 koopiaid. Kuidas nad proovisid seda nii-öelda jama kõrvaldada enne, kui meedia ja rahvas sellest teada sai, et nii palju seda halba mängu on? Ja, Kris, kuidas sina? Sul on 100 000 koopiat. Sul on vaja ära jagada näiteks Eestis 10 000 koopiat mingit sitta mängu. Ma arvan, paaks põlema lihtsalt. Näeks mingi kuradi ajalehega kaasa või midagi siukest. Mina tean seda siis kõik teaksid seda, et see on välja tulnud. Mina tean seda legendi, et kunagi olid Sõnajalgade kassetid nii odava hinnaga, et DJ-d ostsid neid nagu, et tehagi neid rohkem müüdavamaks, siis DJ-d ostsid neid selle jaoks, et sinna peale kirjutada nagu oma mussi. Aga Sõnajalgadel oli pärast kopter, nii et... Ei, aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see ei saa olla midagi sellist, et sa saad selle kuidagi ümber kirjutada või... Sõnajalga Ei. Et kas nad ei saanud seda kuidagi ümber sildistada, ümber kirjutada mingi kuidagi... Ei. Need olid vist need kassetid, mis käisid sinna... See on põhimõtteliselt sama, mis kujuta ette, sul on mingi piinlik laip. Mitte piinlik laip, aga on. Nagu sul vahepeal on piinlik laip. Jah. Aga sa tahad seda ikkagi rahaks teha või sa lihtsalt... Siis sa matad maa alla need. Põled, oligi krematooriumisse siis või? Matmine on õige. Matmine on õige. Matmine on õige. Maeti maha või? No see on veits lihtsam, aga lai. Kõrbesse siis pandi veel tsement ka peale, et keegi jumala eest ei leiaks. Ja siis 2014 aastal tuli lihtsalt üks ajakirjanik ja kaevas üles nüüd. Vau! Nagu täpselt nagu Estonia või? Lämidaks ära, noh. On, nii, aga lähme nüüd midagi päriselt Oota, kas me punkti saime või ei saanud? Ei saanud. Nii sama küsimus. Iga kord, kui ma veel eriti pingutan ülikaua, siis ei saa. Jaa, siis tavaliselt ei saa jah. Kuhu sa paned laiba? Maha, mina kohe teadsin. Nii, Karl, mis on järgmine küsimus? Milleks autotune originaalselt leiutati? Ma tean seda, et Cher esimese laulu selle Believe'iga ta tuli välja autotune'iga ja see oli maailma kõige kuulsam. Nad läksid Cheri juurde ja küsisid reaalselt, et kas see toimib, et seda autotune'i on nii palju. Aga seda, mille jaoks see esmalt leiutati, seda ma ei tea. No kuna ta teeb häält ikkagi muudab palju ja paneb nagu viisi pidama inimese, kes tegelikult päriselt viisi ei pea. Ma arvan, et see ei ole õige vastus, sest et sinu küsimused on palju targemalt koostatud. Milleks originaalselt leiutati? See oleks liiga lihtne vastus. See oli täiesti teine otstarve. Aga häälega seotud või? See oli heliga seotud küll, jah. Aga mitte inimhäälega. Aga praegu rohkem vihjeid ei tule, praegu ikkagi 2 punkti voor veel. Läheme punase tiimi juurde korra. Mis teil pähe tuleb? Mille jaoks veel autotune'i saaks kasutada? Mis on mingi häiriv? Ei oota. Mis see loogika saab olla? Miks see on mingi salvestatud hääl, mida sa siis teed sellega? Äkki pillimängijaid ei olnud? Ma ütlen nii palju, see ei ole veel päris see vihje, aga mõelge seda, et autotune oma olemuselt on see, et siis teatud sagedused, eks ole, paneb nagu, muudab sagedusi, eks ole. Ehk selleks on see, et mõelge, mis see originaal on. See on mingi kurte kuulma panna või midagi või? Ei ole. Ma arvan, lähme vihje juurde. Ma pakun, et sa ei pea ütlema kuradi kurt. Robotid. Ma ei öelnud. Teile pakkus vahepeal robotid, mis ei ole ka õige vastus. Ma arvan, teeme vihje ära. Teeme vihje siin. Lähme suurema vihje juurde, lähme 1 punkti. Lähme suurema vihje juurde. See tehniliselt oli millegi tuvastamiseks. Jaa. Mida sa tuvastaksid? See töötas vastupidiselt sellele, mida sa nüüd kasutad. Nüüd sa kasutad seda selleks, et hei, nüüd ma võtan heli ja töötlen selle ülesse, aga enne see, et sa tuvastad mingisuguseid asju. Mingid haigust või midagi? Ma arvan, siin ei jõua ka, see päris keeruline küsimus. Aga see vastus on huvitav, nii et kuulame vastus ära. See oli selleks, et vee alt nafta reserve leida üles. Wow. Kui ei oleks kunagi jõudnud selle reserve. Ja siis Cher võttis selle ja tegi selle eest miljonid. Aga leidsid siis või? Jaa, see oli väga edukas selle programmiks, aga siis hiljem avastati, et selle saad teistpidi ka kasutada. Aga siis tänapäeval enam ei kasutata selle jaoks või? Tead, jällegi vastust 100% ei oska öelda, ma arvan, et meil on natukene paremad. Aga see oli põhimõtteliselt sonar. See oli natuke arenenum sonar lihtsalt. Aga nüüd on see vägev hetk, et aega minna meie viimase küsimuse juurde. Viimane küsimus on topelpunktid väärt. Mitte, et see just nimelt topelpunktid. Mitte midagi ei aita, aga... No ta toob väga lähedale. 4 punktiga jõuaks väga lähedale. Nii et Karl, valime... Tahate 5 peale teha või? Paneme raha ka vahel või? Teeme 6 punkti peale. Paneme uni peale. Teeme 6 punkti peale ja... Davai. Oota, me oleme nõus.
sa oled nõus? Ma olen nõus. No teeme. Nii, 6 punkti peale. Mul tuli adrekas sisse ka. No nii. Aga sa pead nagu teadma, mitte see, et ta sulle jälle lusikaga suhu paneb selle. See ei saa olla mitte punane, aga sinine ei saa olla. Teeme siis 1 punkti. Me teeme 6 punkti peale, aga me anname esimese vastamise võimaluse punasele tiimile. Nii et siis on neil võimalus kaitsta oma võitu. Nii, mis on viimane küsimus? Mida ei suuda hobused teha? Tegemist on siis mingisuguse füüsilise asjaga, mitte et luuletada, on ju. Maratoni joosta ei suuda. Üsna kindlalt suudavad. Hobune peab kindlalt kohe vastu kumida. Vastused, aga need ei ole õiged. See oli mingi müüt, et lehmad ei saa trepist alla minna. Kas see on mingi see loogika või? See on midagi, mida neil mingid liigesed takistavad teha. Ma arvan, hobused ei suuda olla monogaamses suhtes. Kusjuures neil on raske küll sellepärast, et nii retsid ristad on lihtsalt. Ja kuidas need muulad muidu tulevad, aga... Jesus Christ. See ei olnud õige vastus, aga me lähme nüüd sinise tiimi juurde. Mida ei suuda hobused teha? Videomänge mängida, anna mulle punkti kätte, palun. Näita mul hobus, kes mängib mänge. Sülitada. Me liigume lähemal siinpool, aga praegu on veel teie kord vastata sinine tiim. Mis te vastate? Äkki nad ei oska mingi aevastada või mingit sellist asja teha? Aevastada, aigutada, köhida. Vau, tee seda veel korra. Karl läks nii karakterisse sisse. Näita veel, mis sa tegid. Ei, näita. Vaadake järgi. Ujud oskavad just. Ujud oskavad. Ärge ainult aegluubisse. Hobused oskavad ujuda. Vist oskavad küll. Ma olen nagu filmides ja asjades on ka, vist pigem on. Pigem mis ujuvad, jah. Mõtle nüüd veel midagi. Lennata ei oska, ma ei tea. Autoga sõita ei oska. Midagi, mis sa mõtlesid. Jalgrattaga sõita ei oska. Meie mõlemad oskame. Jaa. Meie mõlemad oskame seda. Aga mina ei oska või? Oskad küll. Ja Sander oskab ka ja tal ei ole juhilube. Mõned inimesed, kõik oskavad siin ja kui õhtu hästi läheb, siis tehakse ka seda täna. Perset pühkida või? See on hea õhtu. Please, anna mulle punkti. Ja kõik pärast teevad seda siin koos. See standard, mis sul heal õhtul on ikka väga madal. Nad ei oska. Halb õhtu olen kakase pepuga. Üks domineerib karu ka. Nad ei oska, ma ei tea, pikali magada, äkki nad magavad püsti või midagi sellist võib olla või? Püsti või? Päris hirmus. Nii, ma arvan, tuleb vihje. Võib-olla küll. See ei olnud õige, vihje tuleb. Vihje on siis selline, et see on tegevus, neil oleks seda vaja teha, neil tekib teatud meditsiiniline probleem, kui nad seda teha ja nad võivad ära lämbuda. Kehaline reaktsioon. Mäluda ei oska. Mäluda suudavad. Aga mõnikord saab mäluda ära. Me jõuame lähemale. Mõnikord lased liiga palju krooksu. Oksendada just. Oksendada on õige vastus. Need 6, ma ei teagi palju, need panen 3 punkti juurde. Vist 3, jah. 3, nii. Väga hea, enne veel, kui me saate lõpetame, teeme väikse veel promonurga ka, nii et alustame seekord punast tiimist. Sini, kuidas meie vaatajad saavad olla kursis sinu tegemist ja on sul midagi neile öelda, midagi. See saade läheb üles 11. aprill umbes kuskil seal vahel. Muidugi mul on öelda, et olete kõik nii ilusad ja toredad ja ma loodan, et teie kevad ja suvi on nii ilusad ja toredad ja subscribe'ige ja likeige ja follow'ige mind TikTokis ja vaadake YouTube'is reklaamid ka, et me raha saaks. Aitäh! Jumala aus. Väga hea. Ja Sander, on sul midagi öelda? Midagi ilusat, samamoodi positiivset rahvale öelda? Üks kord võiks midagi positiivset ka tulla. Ütle midagi hästi. No, see aasta veel venelased ei tule. Ja Kris. Ta pole muud öelda. Kris, mis sul on inimestele öelda? Kuidas inimesed, kust? Anna neile teada. Kris poiss igal pool, väga midagi muud ei olegi ja käige õues, ma arvan. Käige õues, väga. Katsuge muru. Ja katsuge muru. Teile lubasid... Ja pühkige pepud ära. Aga ainult siis, kui hea õhtu on. Ja mõelge Krisi peale, aga... Järgmine kord, kui pepud pühige, mõttelge, Kris poiss. Ja kui hea õhtu on. Seal teiega. Just. Teile, mis sulle rahvale öelda on? Et ainuke koht, kus mind YouTube'is näeb, on üks väga fantastiline saade nimega Koomikud ja küsimused.
aga see oli väga armas, see oli väga tore, aga meil on vaja teha üks suur aplaus meie tänasele võitjale. Me võitjatiim on punane tiim. Sandra Reinaus ja Sini. Suur aplausi. Sinisele tiimile, Televiira ja Kris Poiss. Suur aplaus küsimuste meistrile Karla ja Varva. Minu nimi oli Kaspar Rikerbill. Mõnusat õhtut teile. Tšau! Aitäh, et vaatasid tervet osa. Suur aitäh meie sponsorile Unibetile ja kui juba siiamaale jõudsid, tee kindlaks, et panid meie videokanalile subscribe ja videole like. Aitäh ja järgmise korrani. Aater